kõigile. Kohe ta paneb selle muusika kinni. Tere õhtust kõigile ja ma panen endale arvutile ka mingisuguse asja külge, siis mulle juba pandi mingi juhe külge. Ega ma ei tea, kas sealt arvutist, aga midagi ikka tuleb. Mingi must pilt peaks tulema. Ta nüüd tükk aega mõtleb, kas tulla või mitte tulla. Ega ei olegi nii lihtne. Ootame. Olemas, jah? No selge. Mulle öeldi, et ma ei liiguks, sellepärast, et mul ei ole kuskile seda külge riputada. Siis ma sellepärast istun. Et ma mitte sellepärast ei istu, et ma üldselt laisk olen, vaid sellepärast, et mul on sisse hea laua peal. Ja suvine aeg. Kas tõesti kõik viitsite niimoodi suvel programmeerida või? Mida? On küll, täitsa suvi on väljas. Ma käin täitsa bluusiväel juba, aga täna kästi panna ilusti riidesse ennast sellepärast, et siis ei paista juhe välja. Ja ma tegelikult pätsasin natukene iseenda käest slaidid, see on 3. aprillil ma Swiss Hotellis natukene rääkisin sellest Azuurist. Ja ma ütlen kohe ära, et programmeerida ja masinat hallata ma ei oska, sellepärast ma programmeerima täna ei hakka ja mul on masinas paar asja on kinni jooksnud, sellepärast mul kõik asjad ei käi, nii kui ikka. Nii et minu masinas ei käi, mujal igal pool käib. Selles mõttes on hea lihtne. Ja ma räägin siis natukene Azuurist. Kus sa nüüd sinna Azuurikene oled mul? Ma võtan kõigepealt interneti lahti, kas eile keegi nägi, kuidas Veenus läks üle või? Ei näinud või? Mina ka ei näinud, mina magasin sel ajal ja siis ma vaatasin rõõmuga, pilves oli, ei pidandki üles ärkama. Aga kella 4 ajal ikka oli näha olnud. Ma lähen siit lihtsalt sellisele aadressile nagu Azuur.com. Käsi püsti, kes teab, mis asi Azuur on? Aga mis ma teile räägin siis? Teile ma ei räägi, ma räägin siis nendele teistele, kes ei tea. Oi, ta on paindlik, avatud, rock solid. Tähendab, teeme niimoodi, et siin on nupp free trial. Ma nimelt täna avastasin, nädal tagasi ei olnud veel sellist asja. Ma näitan kohe, mis asi. Kui ma ütlen siia try it free, siis ta ütleb, et ole ja logi ennast sisse. Ma nüüd ei lähe iseendana. Heal inimesel on alati hästi palju neid online identiteid. Ma ei hakka ütlema, milliseid mul rohkem on. Ma ütlen, et ma olen kodusarvik, hotmail.com. Ärge seda meelde jätke. Palju mul seal neid tärne on. Nii. Nimelt, mida ei olnud nädal tagasi. Kui sa lähed trialisse ja ütled, et sa tahad proovida seda asja, mida ma täna rääkima hakkan, siis nädal tagasi selles loetelus veel Eestit ei olnud. Ja sellepärast ma olin natukene mures, et kui ma räägin teile, mis vahva asi on Azuur ja te ütlete, et seda proovida ei saa, et mis ma siis ikka räägin sellest. Minul oli ta olemas sellepärast, et see Azuur on MSDN-i Universal Subscriptioniga kaasas. Ja kuna mul on juhuslikult MSDN-i Universal Subscription, ega ma raha küll ei maksa selle eest, aga ta on mul lihtsalt olemas, siis mina saan seda natukene kasutada, olen proovinud ja see on täiesti vahva loom. Ja selle 3-kuise nii-öelda tasuta trialiga saad sa endale, ma kohe seletan, mis asjad nad on, igasuguse hulga gigabaitides mälu ja aga sa võid alati juurde osta. Alati juurde osta, see ei ole üldse nagu probleem. Kas kellelgi SkyDrive'is on? Kellel on SkyDrive? Palju SkyDrive'is sul mälu on ilma rahata? 25. Ja kes õigel ajal märkas vajutada, nendel on 25. Teistel on 7. Aga ma võin teile õpetada, kuidas juurde saab. Tahate teada või? Sa tee endale grups live.com. Iga grupi peale vanem sai 5 giga, nüüd saab 1 giga. Nii et kui sa teed 25 gruppi, sa võid üksi selle liige olla. Sa saad 25 giga juurde. Nii et. Õnnaga seal saab endale teha 3 kuuks proovi ja minul on siis, ma näitan, ma olen nüüd oma nime all sisse. See on siis teine loom.
sellel on ka mingi parool või? Kes seda küll mäletab? Ei ole? Eksisid, ei ole päris sama. Kus sa nägid, et üks täht erines? Tõepoolest, üks märk erines. Mida? Otsa oli näha. Kust kohast? Ühesõnaga ma räägin, mis asi see Azure on. Ma ei hakka väga palju slaide näitama, sellepärast et see, et mõni asi töötab PowerPointi platvormil, see ei ole üldse nii huvitav. Aga siis Azure ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt koht, kus on sul võimalik pidada oma rakendusi, neid siis ükskõik kui pilvetehnoloogiast ju olete erinevatel platvormidel nagu kokku puutunud. Nii et mul on seal nii palju, kui ma tahan veebiservereid, õigemini nii palju, kui mul raha on. Mul on nii palju, kui ma tahan rakendusservereid, igasuguseid muid servereid ja lisaks siis sellele on mul seal ka andmebaasi server või serverid või mida vaja. Pluss siis koht, kus oma asju hoida. Andmehoidla, storage. Seal on võrk ja seal on tegelikult palju muud põnevat veel. Ja mina tegin isegi ühe programmi ma julgesin teha. Ma ei näita, kuidas ma selle tegin. See on hästi lihtne programm, siin on kaks lehte. Näete, üks leht on selline, et kui sa vajutad buttoni peale, siis ta ütleb tere. Ja teine on selline, mis näitab, kus sa siin oled mul. Mingi veebiteenuse olen ma ka kunagi siia teinud, sellepärast on siin üks service lehekülg ka. Kui ma võtan brauseris lahti, siis see peaks mulle näitama ma ei hakka ümber konfima seda, ta peaks näitama minu masinast. Miks ta Chrome'is läks lahti? No võt nii, paneme selle kinni, et ei näeks, et ta vahel vigu ka on. Ühesõnaga selleks, et ma saaksin teha rakendusi, ei ole mitte midagi muud vaja, kui aitab sulle sellest, et sul on arvuti. Selleks, et neid rakendusi kuskil nagu ka jooksutada ja kättesaadavaks teha, on sul vaja ju kohta, kus kohas A on sinu andmed, B, kus on sinu rakendused. Ja mitte lihtsalt see, et sa paned kuskile selle, mis nad on, et kes domeeni nimesid müüvad, selle juurde majutad ära. Et siis, kui on kooli lõpu puhul on vaja korraga kõigile tunnistused trükkida, et siis serveri jõudlus nagu enam ei kanna välja. Vaid ka selliselt, et kui tõepoolest sinu rakendus osutub äkki vajalikuks ja positiivseks ja huvitavaks, et siis sul oleks ka küllaldaselt seda nii riistvaralist kui andmemahulist jõudu. Ja Azure pakubki siis selle võimaluse, et ühest küljest on sul koht, kus oma asju hoida, teisest küljest on sul koht, kus oma rakendusi jooksutada ja kolmandaks on sul siis vahend, millega sa saad seda kõike üleval pidada. Mina võtsin siit oma management akna ette, ma siis siit natuke näitan. Ma ei ole üldse harjunud nii väikese resolutsiooniga, mul on tavaliselt ekraanil natuke rohkem infi, aga projektor ei lase mul rohkem korraga näidata. Nii et ma hakkan pihta kõigepealt siis sellest, et mul on olemas kaks asja, mul on olemas andmebaas. Relatsiooniline andmebaas, päris esimeses Azure'i variandis seda ei olnud. Kus ma saan andmeid lugeda? Tavaline SQL-i server. Ta on natukene spetsiifilisem kui SQL-i server, seal on mõned operatsioonid on blokeeritud. Ja väga lihtsal põhjusel on nad blokeeritud. Näete, minul on praegu server, mille nimeks on pandud siukene. Ma ei tea, kes talle siukse nime välja mõtles. Ja tegelikkuses sellist serverit olemas ei ole. Isegi kui ma üritan selle serveriga ühendust võtta, jääb mulje, nagu oleks selline server olemas, aga sellist serverit ei ole. Kas selle minu andmebaasi jagab üks server või 10 serverit või kuidas ta paikneb, seda mina ei tea. Ja see sõltub andmebaasi suurusest, mahust ja kõigest. Ainus, mis tagatakse ära, et kui mul on nii-öelda serveris mitu andmebaasi, siis iga andmebaas eraldi võetuna on ühes füüsilises kohas. Aga kui mul on mitu andmebaasi, siis nad võivad olla täiesti erinevates kohtades. Ja vaatame, kas seal andmeid ka mingeid on sees. Kus sa oled Management Studiokene? Management Studio. Võtaks ühendust temaga. Võtame, connectime. Ma vähemalt umbes mäletan, mis ta nimi oli, näete see siin.
kui ma ütlen connect, siis ta tegelikult minul ei lase connectida praegu. Sellepärast ei lase, et ma olen täna esimest korda siin. Nii et päris igast poolt ma ei saa nagu sellele serverile ligi. Siin managemendi all ma saan talle ütelda, et teeme talle uue reegli. Ma peaks olema sellisel aadressil praegu. Paneme siis dev klubb, siis ma saan pärast ära korjata selle 213, 168, 19, 91, 213, 168, ma rohkem arvutid ei lase, muidu te tulete ka. Tegelikult see on see väliline aadress, nii et me oleme kõik selle taga, nii et te võite kõik nüüd mu SQL-i serverile ligi tulla. Nagu te näete, ega ma väga ei viitsi neid ära korjata. Prooviks uuesti, äkki nüüd saab juba. Kui ei ole kähku, ta ütleb küll seal aknas, et see Firewalli ruul hakkab veerand tunni jooksul kehtima, aga tavaliselt näitab, et hakkab küll. Northwindi andmebaas täitsa olemas. Ma ei tea, kust see sinna küll sai, aga kui ma teen sinna päringu, siis näiteks... Kas sa võid palun oma MSN-i välja lüüa? Mille? MSN-i. Üple peale seal või? Muidugi. Kus sa oled siin mul? Ei näe sind. Kas mul on ikka vaat siin ju? Oot nii. Paneme su kinni, siis sa hüpp. Ma isegi ei märganud, et ta hüpples. Aitäh, märkuse tegid. Select. Turn from products. Kes meist ei oleks näinud seda vahvat andmebaasi täiesti olemas ja täiesti toimib. Ja see on nüüd kuskil seal. Ja mina ei pea muretsema enam, et kas mul oma masinas on SQL 12. Tegelikult eks mul ole oma masinas ka samasugune andmebaas. Kõige naljakam on see, et tegelikult minu rakendus võtab hoopiski minu andmebaasist neid tabelid, kus sa siin on mingid asjad poes. Nii et ma võiks tegelikult siit oma masinast ka lugeda seda andmebaasi. Aga väga vaja on, siis ma lähen näete siit serverisse, ütlen, et ma tahan seda serverit, kus sa siin oled, mul manageerida. Create, kus sa? Vaatame kohe. Manage. Kus miks ma ei näe? Päris üleval. Üleval, kus on server sektsioon. Siin jah, prille ei ole ees, siis ei näe. Ma enne otsisin oma prille taga tükk aega. Ma ei tea, väga vahva on, isegi kui mul ei ole nagu oma masinas seda Management stuudiot ja ei ole prille ka kaasas, siis saab päris suures aknas saan ma oma sellele serverile isegi ligi. Kõige naljakam on see, et kui ma seal proovin päringuid teha, siis ta näitab mulle, kuidas need käivad. No nii, läks natukene aega, et ühendust saada. Kui nüüd mäletaks, mis mu parool oli seal. Appi. Vaat seda parooli ma ei pruugi mäletada. Jah. Nii et ma ei näitagi teile seda. Cancel. Jah, ei, ma ei mäleta oma parooli, ma pean selle uuesti panema. Ma ei taha tee silma all panna sinna uut parooli. Ennaga ma saaksin selle veebirakenduse kaudu. See, et siit aknast ma saan rahulikult minna, luua andmebaasi, täitekuseid, skripteigoseid, muid asju. Ta on see sama SQL-i server. Kui ma loon endale, teeks uue serveri endale, näete, ma ütlen, et kui mul ei jätku nagu 2 serverist, mul võib neid rohkem olla, ütlen, et teen endale uue SQL-i serveri. Ma saan valida siit, kus kohas ta enam-vähem paikneb. Sellepärast, et kui mul on ikka nagu kõik kliendid on Eestis, siis ei ole mõtet Aasiasse panna. Aga kui ma tahan nagu hakata hiinlastele olümpiamänge maha müüma, siis ma panen pigem nagu sinna Aasiasse selle. Et loogika on selles, et ma saan valida siit regiooni, kus paikneb minu andmebaasi server. Nüüd lisaks sellele, et mul on olemas seal terve hulk andmebaasi servereid. Üks piirang oli, nagu ma ütlesin, et mõned SQL-i piirangud on. Näiteks on piirang, ma ei saa teha cross-database päringuid. Vaata, kui sa tavaliselt SQL serveris saad teha päringu, mis pöördub teise andmebaasi ka, siis seal ei saa sellepärast, et nad ei pruugi samas serveris olla. Aga mis on veel, on selline tore loom olemas nagu, võtame siin, kohe otsime üles, subscription, storage.
Ega kõiki asju ei hoia andmebaasis, mida rakendusel vaja läheb, kõikvõimalikke pilte ja igasuguseid muid asju. Ja sellepärast on teine selline hoidla, mis on Azure'is. See on storage. Issand, ma olen talle isegi mingi nime pannud, ma olen storage account, no näita meile, mis sul seal on. Lähme natuke kitsamaks sellega. Või ma olen isegi nime talle jõudnud panna, näed. Ainult, et ma pean otsima, mis selle mõne ressursi nimi seal on, sinu paneme kinni. Nimelt on Blob Storage on selline koht, kus sa saad hoida kui tahes suuri neid bitstreame ehk faile, pilte, videoid, igast muid asju. Kogu suurus sõltub ainult jälle sellest, palju sul raha on. Aga see hind, kui pärast vaadata seda hinnakirja, mis seal Azure'is on, see on suhteliselt mõõdukas ja taskukohane. Proovimise ajal on mingi kogus ilma rahata. Selle asemel, et ma nüüd läheks sealt, hakkaks sellest lugema kõiki asju. Ma leidsin, on Codeplexis on väga vahva rakendus, millega ma saan brausida oma seda storage'it. Näiteks seal on mul mingisuguse pildid olemas, näed, seal on üks, võtame siuke asi. See pilt on olemas kuskil, no tule tee lahti. Näete, see pilt on olemas nüüd seal kuskil pilves, see on mina sellel ajal, kui mind rahvamaasse saavutuse näitusele taheti panna. Aga sinna see pilt ei jõudnud. Et see on võimalus sul lisaks andmebaasile pidada niinimetatud content storage'it. Content storage'is on meil 3 tõugu asjad. Meil on olemas tavaliselt bloobid, kus on lihtsalt URL jagatud kaustadeks, võimalik selle järgi ütelda, kas ta on õigusi nõuab või mitte. Siis on olemas sellised asjad nagu tabelid. Tabel on siukene XML-i, ma vaatan talle otsa nagu XML-ile, eks ta tegelikult on nagu teise kujuga. Ta on selline storage, kus ma saan hoida asju, millel on võti, millel on piirkonna võti ja mida saab kerge vaevaga sealt lugeda, otsida. Nad on struktuurimata selles mõttes, et indekseeritud on ainult see võtmeosa. Ja on tagatud siis selle storage'is see, et on ühe piirkonna võtmega asjad, lihtsalt paiknevad ühes serveris. Ja sel moel on võimalik ilma relatsioonilist andmebaasi kasutamata pidada sellist nagu andmehoidlat. 3. tüüp asju, mis seal on järjekorrad. Järjekord ei ole asi, mida hoitakse, vaid järjekord on asi, millega saavad erinevad rakendused, kas minu oma rakendused või kellegi teise rakendused omavahel nagu infot vahetada. Ja see bloobi pidamine, neid bloobi account'e võib ka mitu tükki teha. Minul on seal tehtud 1, näed, ma teen storage account'i, ütlen, et paneme DevClub, nimelt vaatame, kas selline olemas. Ütleme, paneme Põhja-Euroopasse. Siis ma põhimõtteliselt saan sellega teha uue account'i, kus on 3 asja. DevClub Blob, DevClub tabelid ja DevClub Q. Ja põhimõtteliselt saaks nüüd teha rakendused, mis selle kaudu hoiavad, vahetavad infot või selle kaudu, seal kaudu hoiavad lihtsalt andmeid. No miks sa ei taha mulle teha valmis? See on olemas. Ta on olemas. Te olete keegi teinud juba, jah? Arvata võib, et tal on selline DevClub NU tehtud. Vaatame, sellist ei ole. Sellist ei ole. Nüüd ma tegin endale uue storage account'i. Ja nüüd on seal kuskil Põhja-Euroopa datacentris on selline olemas. Midagi veel? Nüüd, kui mul on selline, üks asi on SQL-i server, teine asi on see storage. Mul võib see storage olla küll Põhja-Euroopas, aga kui mul on mingi rakendus, ma teen mingi vinge API, mis minu pilti jagab nagu üle maailma, siis on järgmine asi, mis on Content Delivery Network'id. Content Delivery Network on selline asi, kus on sul võimalik kirjeldada ära need nii-öelda endpoint'id, mis paiknevad mööda maailma laiali. Paikimisi on iga storage'iga tuleb kaasa üks endpoint, aga need on siis kohad, kus sinu neid bloobe hoitakse cache'itult.
Nii et kui kõik äkki ühel päeval tahavad minu nagu salvestatud mingeid videoid või mingeid muid asju maha mängida ja just Ameerikas, siis hakkab see asi olema Ameerika selles, et lihtsalt võrguliiklus oleks kiirem ja et nad saaksid kergemini kätte. Nii et või kui ma tahan lihtsalt, et oleks rohkem kohti, kus sellele ligi saab. Süsteem ise muide hoolitseb selle eest, et on network balancing, kui mul on mitu neid endpointe. Mina ei pea selle üle üldse muretsema. Nüüd järgmine asi, mis on majutatud teenused. Mina isegi selle sama rakenduse, mis ma siin enne tegin. Ma enne siia tulekut, kus sa oled Visual Studio? Enne siia tulekut uploadisin. Uploadimist nimetatakse deploymentiks. Mina teen Visual Studios valmis oma rakenduse. Selleks, et ma saaks Visual Studios seda maha mängida, peaks mul olema veebiserver, rakendusserverid ja muud sellised asjad. Sellepärast, et see ei ole mitte selline rakendus, mis jookseb ühes masinas, vaid mõeldud on ta jooksma korraga mitmetes masinates. Rakendus koosneb erinevas rollis arvutitest, kes on nimetatud rakendusserveri rollid ja frontend rollid. Rakendusserveri rollidele väljastpoolt ligi ei saa, frontendi rollidele saavad need veebitegelased igalt poolt ligi. Nüüd, kui ma teen oma masinas selle valmis, siis selleks, et ma saaks seda jooksutada, pannakse, selle ma saan sealt Azure'is on terve hulk on need ressurskitis asju. Saan ma oma masinasse sellise factory, kes teeb minu masinas valmis, nagu oleks väikene pilveke. Aga ta oma mahu ja võimsuse poolest on lihtsalt nii väike, et ma saan sellega ainult testida, et asjad toimivad. Nüüd, kui ma tahan selle veebi üles panna, siis ma lähen ütlen oma sellele projektile, et teeme nüüd sellele, ma saan ta ära pakendada ja mina olen laisk inimene, ma ei viitsi käsitsi teda üles laadida. Ma ütlen, et publitseerime selle ära. Publitseerimise tulemusena, publitseerimise tehnika käib üle vahvalt. Nimelt Visual Studio laeb selle paketi, mis ta kokku pakkis installika nii-öelda, laeb sinna sama storage'isse, blob storage'isse. Ja mis nüüd juhtub on see, et vastavalt konfiguratsioonile selles masinas, vastavalt sellele, mitu ma olen öelnud, et mul peab olema frontend servereid ja mitu mul peab olema neid rakendusservereid, tekitatakse seal virtuaalmasinad ja nendesse virtuaalmasinatesse deploytakse minu rakendus. See on sama paketiga. Kui ma ütlen ühel päeval, et mul oleks vaja 100 masinat, siis lihtsalt lisatakse 100 virtuaalmasinat ja deploytakse sinna see package. Ja jälle network balancing hoolitseb selle eest, et kõik masinad oleks koormatud. Kui ma ütlen, mul ei ole 100 vaja, mul pole raha nii palju maksta ja enam suvel keegi ei taha trükkida lõputunnistusi, siis ma ütlen, mulle aitab 2 küll. Ja siis korjatakse nüüd ülejäänud virtuaalmasinad ära. Nii et tegelikult on iga nagu selle masina kohta tekib niisugune asi nagu instants. Mul on seal kuskil server, virtuaalserver. Kõige naljakam see, et ma saan sinna isegi külge minna. Nad on päriselt olemas, need virtuaalserverid, ja nendel saab terminaliga ligi minna. Kusjuures, näed, me saame küll sinna. Kui ma ei mäletan ainult oma parooli. Näete, Henn. Ei ole. Mida? Ei hakanud. Ma nägin, et see tuli ette. Isegi mäletasin paru. Ja täiesti olemas masin. Oi, ma olen isegi kunagi seal käinud, midagi toimetanud. Mul on aken lahti jäänud. Muide, kõige vahvam on see, et kui ma vaatan selle virtuaalmasina seda ekraani peal seda pilti, siis kas keegi näeb, mis siia kirjutatud on? Asi on selles, et neid virtuaalmasinaid ei ole vaja aktiveerida. Sellepärast, et neid aeg-ajalt recyclitakse. Kuna nemad ise andmeid ei sisalda,
siis võib neid vabalt kogu aeg juurde tekitada, maha võtta ja kui on vaja mingisugusel põhjusel, kas koormus jaotumiseks datatsentrite vahel, siis nad võivad lihtsalt aeg-ajalt ronida ühest kohast teise. Kui mul on mingi 100 masinat või 10 või 2 masinat, nad ütlevad turvalisuse pärast, vähemalt 2 instantsi peaks sul olema, sest et kui meil on mingil põhjusel vaja üks nagu recyclida, panna sinna update'e peale või midagi teist, et siis teine jookseb rahulikult edasi. Ja sellega tagatakse, et mul on kogu aeg töö käib. Nüüd, hästi vahva on, ma pärast näitan, mis sellega veel saab teha. Hästi vahva on see, et minul on praegu siin see test, see instants. Aga mul on võimalik tekitada ka produktsioon, deployment sellest. Produktsioon deployment on siis sama konfiguratsiooni alusel. Nüüd nii-öelda tekitatakse uued masinad. Seal on nüüd hästi tore on see, et mul on samast rakendusest saab olla mul üks deployment ja üks test. Ja see automaatselt konfigureeritakse lihtsalt võrgus IP aadressid niimoodi ringi, et see päris kasutajad tulevad selle nii-öelda produktsioon deployment'i külge. Ja kui ma tahan testida, siis ma vaatan seda testkeskkonda. Kui ma laen uue versiooni, siis ma laen selle test deployment'i. Ja nüüd kui ma ütlen, et ei, see on väga hea, see test deployment kõlbab küll, siis selle asemel, et hakata nüüd teistesse masinatesse seda paketti kandma, konfigureeritakse lihtsalt võrgu aadressid ringi. Nad vahetavad oma kohad ära. Kui ma leian, et oi, midagi läks untsu, paneme tagasi eelmine versioon, siis vahetatakse lihtsalt IP aadressid ringi ja jälle on eelmine versioon. Ja niimoodi saab igavesti vahvaid asju teha. Aga ega ainult pilves ei ela ära inimene. Ja mina leidsin, et siuke vahva loom on olemas nagu võrk. Üks asi on see, et minu rakendused, sama rakendus või erinevad rakendused võivad pidada oma vahel läbi failisüsteemi ehk selle blob storage'i või võivad pidada läbi queue-ühendust. Aga lisaks sellele on siuke võimalus, et mul on võimalik panna virtuaalne võrk püsti. Mõtle, kus sa oled virtuaalne võrk? Grups on. Miks sa ei näita mulle? Tuleb kohe, näita. Ja selle siit tegin aktiivseks, aga näed, ossa. Siin on päris hulga arvuteid. Ainult mõni üksik nendest arvutitest on see, kuhu ma olen deploynud oma rakenduse. Ülejäänud arvutid on need, mis ma olen öelnud, et mul kontoris peavad olema kättesaadavad. Nimelt, mul on võimalik, need rakendusserverid on omavahel ühendatud, aga mul on võimalik öelda, et mul on kontoris päris server ka. Ja ma tahan, et selles kontoris päris server oleks nagu võrgus kättesaadav. Siis ma võtan siit install local endpoint ja installin ja võtan talle nii-öelda turvavõtme ja panen oma masinasse. Näete, siin all on isegi näha, mul jookseb siin Windows Azure Connect. Minu see lokaalne läpakas, kus ma iganes olen, tulen siia Developer Klubi, on, või lähen koju, on üle mingi IPv IPv6 võrgu selle asjandusega seotud. Näed, ma olen siit vaatan, kus ma võtan, siin on, näete, Windows Azure Connect Relay 6.1 mingi siukene võrk tekitatakse mulle. Huvitav, kas tal on mingi aadress ka. Vaatame, ta on isegi selles peaks olema, vaatame, kas ta näitab ka mulle, kus ei ära seda. Siit ma näen oma parooli. Tegelikult, kui ma võtan selle, võtame CMD lahti, siis siit on näha IP-config. Siis näed, mul on sinna tekkinud mingisugune naljakas võrk, millel on isegi mingid DNS-i serverid, näe, mul on siin IP-aadress. Ja kuna ma kodusele serverile on seda sama asja pannud, et tema on ka võrguga ühendatud, siis ma ütlen siit Saarvee kodu Win7 ja praegu niimoodi tuleb minu kodune server mulle lahti, sellepärast, et ma olen sinna ka selle sama connectioni. Natuke võtab aega, sest et võrguliiklus on selline parasjagu, nagu ta on.
Mul näiteks käib back-up, ükskõik kus ma olen maal või kus ma olen, siis mul back-up käib üle IPv6 võrgu kodusesse masinasse ja täiesti toimib. Terminaliga saan võtta igale ajahetkel koduse serveri lahti. Tänu sellele, et ma Azure'is olen laadinud üles ühe masina ja ütelnud, et meil on võrguühendus, kuhu peavad kuuluma ka minu 2 arvutit. Ja see, et mul praegune arvuti seal on kättesaadav, muide siit ma saan ka minna, võtan siit aga muudku MSDSC. Olen vahel pidanud tegema sellist asja, et mul ei ole oma arvutit kaasas, oma arvuti on kuskil laua peal või saa teda toru otsa panna, siis ma võtan üle veebi, võtan ühendust oma rakendusserveriga ja sealt võtan terminalühenduse oma läpakasse ja saab täiesti töötada. Ilma, et mulle peaks see läpakas kogu aeg nagu käe pärast olema. Kui ma nüüd vaatan seda rakendust, ma korra juba panin ta käima. Kus sa siin olid mul? Hosted services. Siin on minu deployment. Ma ei hakka praegu produktsioon deploymenti tegema. Ja praegu ei saa ligi, kui ilmselt on kodus naine välja lülitanud. Aeg-ajalt juhtub sellist asja, et kodus naine lülitab elektri välja. Arvates, et siis on arvutil parem olla. Aga sellest ei ole hullu. Näete, ma ütlen siia Henn. See on väga lihtne rakendus, mis ütleb tere Henn. Aga see on kuskil seal. Ütleme talle mis selle akna nimi oli, kes mäletab peast? Kus sa Visual Studioki oled? Selle akna nimi oli Webform, tahtsin valetada. Webform 1 Aspix. No, kas tuleb või ei tule? Ära ütle, et ei tule nüüd. Mis nüüd juhtub on see, et see rakendus, mis seal jookseb, loeb tegelikult andmeid minu siin läpakas olevast SQL serverist. Sest et ma deploysin selle sama variandi, mis vaata ei saagi ligi. Hetk tagasi veel sai. Ära nüüd ütle, et Webform ei saanudki näidata teile seda, et käib küll. Enne oli aken ilusti ees, kus ta. Näita veel korra. Vahel on niimoodi, et teisel katsel saab, sest et näete, siit tuleb praegu siit masinast, sellest, et see päring, millega küsitakse, on select, category ID, category name ja at server name from categories. Ja sellepärast on praegu näha, et seal veebis olev server loeb tegelikult andmeid minu siit läpakast. Ja see on niisugune mõnus keskkond. Esiteks sul on proovimise ajaks, iga 3 kuu tagant saad sa ju endale alati teha uue selle live ID, kui sa ei taha nagu raha maksta. Nii et sul on proovimise ajaks olemas omal terve hulk, palju ta näitas neid. Igal serveri mahtu on küllalt selleks, et oma rakendused ära testida. Sa saad teha korraga, minu meelest said sa teha kuni 5 deploymenti ja neid arvuti, ta loeb ühesõnaga neid protsessori tunde. Ja testimise ajal on siis selline vahva asi, et sul on, kui sa 3 kuuse proovi aja võtad, siis on sul võimalik ütelda, et kas me teeme seda mahulise piiranguga. Sellisel juhul ta valvab. Kui sa lähed üle selle kokkulepitud piiri, siis ta ütleb, et ei, sa praegu rohkem ei saa. Või kui sa ütled, et ma tahan ilma mahulise piiranguta, siis sellisel juhul, niipea kui sa lähed üle, hakkad sa raha maksma. Aga sul on võimalik see läbi testida, sul on võimalik sellega mängida ja nagu te näete, mõni asi isegi töötab. Ja üks asi, mis jäi ütlemata, on väga vahva loom, on see, et nendesse virtuaalmasinatesse, mis seal kuskil on, nendesse virtuaalmasinatesse võin ma panna ka oma image'i. See ei pea olema nende Windows ega nende see asjandus, mis nemad sinna deployvad, vaid ma võin panna oma virtuaalimage'i Blobi. See nüüd on beta versioonis praegu, aga see tuleb ka kohe produktsiooni. Nii et ma võin teha oma virtuaalmasina pildi, panna selle Blobi üles ja ütelda, kui te nüüd deployte sinna neid masinaid, siis võtke see minu masina image. Ja jooksutage seda seal. See tähendab, et mingit piirangut ei ole, mis ma selles masinas teha võin. Välja arvatud see, et kui ma hakkan pomme seal laskma, et siis tullakse Microsoftile kallale ja siis Microsoft läheb mulle jälle kallale. Aga et muidu on
Siis ma saan nad konfigureerida oma deployment'i, ütelda, mitu seda, selleks ma pean upload ima konfiguratsiooni faili. Või siis seda konfigureerima otse siit, kus ma võin ütelda, mitu instantsi ma tahan. Näiteks ütlen, et ma tahan 10 asemel 100, siis ta konfigureerib praegu minu deployment'i ringi ja teeb mulle 100 virtuaalmasinat sinna. Aga see läheb natuke aega, sellepärast ma seda nii ei näita. Nii et selline see tore keskkond on, nagu ma ütlesin, ma programmeerima ei hakka. Üks vigur oli veel, mis mul jäi näitamata, sellepärast, et mul on üks installimine on mul katki. Aga põhimõtteliselt ma saan teha endale sünkroniseerimise, kus mul on SQL serverid omavahel või SQL server kontoris ja seal üle võrgu hoiavad ennast sünkroonis. Siis ta automaatselt konfigureerib andmebaasi niimoodi ära, et on data change capture'ga, korjab muudatused ja hoolitseb sellest, et need muudatused kantakse üle ka teise serverisse. Kahepoolne sünkroniseerimine SQL serverite vahel, ilma et ma peaks ühtegi kätt panema külge SQL-i kursusel käimisele ja õppima seda selgeks, kuidas sünkroniseerimist teha. Selline lugu. Tekkis mõni küsimus? Küsi. Kas sellele sünkroniseerimisele saab filtreid ka seada? Kuidas? Kas sünkroniseerimisele saab filtreid või tingimusi reegleid ka seada? Ühtedes läheks nagu rohkem andmeid ja teisel läbi? Sa saad ütelda talle iga sünkroniseerimisgrupi kohta, kes on nagu pealik ja kes on nagu allub, kas on ühesuunaline, kahesuunaline või mis. Aga sa võid ise teha endale need tükid, mida hoitakse sul sünkroonis. Aga detailsemaid saab ka panna? Kuule, ma ei ole proovinud, sa võid selle ära proovida. Jah. Aga et sa saad iga selle tüki puhul minu arust ta võttis terve andmebaasi, aga ma saan ütelda, oli andmebaas, aga sa saad endal teha palju andmebaase. Sa võid teha endale, seal on olemas selline asi nagu födereeritud andmebaas. See on siis selline andmebaas, mis paistab nagu üks andmebaas, aga on tükeldatud mööda servereid. Aga jah, ta hoiab sünkroonis tervet andmebaasi. Küsi sina. Sa rääkisid seda, et sa saad nagu virtuaal-imidžid saad enda oma sinna juurde. Jah. Mitte juurde panna, vaid temale panna. Tagurpidi ei saa. Tagurpidi ei saa. Aga miks sul tagurpidi vaja on? Kas sul on tühja Windowsi installi image'ist on sul kuskil putus või? Sa võid selle ilma aktiveerimata Windowsi serveri image'i võid sa endale ju ise ka teha. Miks sa selle pead download ima sealt? Ei, ma panen sinna, kui ma nende 3 kuusega mängin, ma panen midagi sisse, 3 kuud saab täis ja ma näiteks tõuban alla. Ei, no aga sa ei pane sinna sisse, vaid sa deploy'd oma rakendusi. Sinu rakendus on sul ju alles. Ja rakenduses, siin lihtsalt, kus on sul see Visual Studio. Siin Visual Studios sa häälestad ära. Mitte, et ma mäletaks, kust see käis. Aga sa häälestad, ta mul jookseb kogu aeg, sellepärast ma ei ole teda muutma pidanud. Selle programme installida saab? Ja loomulikult. Selles küsimus oligi, et sa installid mingi programme, nagu ja siis tõmbad alla. Sa installid mingid programme, siis sul on ikkagi mingisugused need package'id. Vaata, kui sa installid sinna programme, siis sa riskid alati sellega. Seal on muide seda öeldud. Et kui sa lähed terminali kaudu näiteks installid sinna mingid programme juurde, siis järgmine kord, kui see instance recyclitakse, ei pruugi sul neid seal olla. Mitte, et ei pruugi, vaid kindlasti ei ole. Jah, õigemini jah, neid kindlasti ei ole. Ma tahtsin seda öelda. Asi on selles, et sa ei pruugi teada, millal teda recyclitakse. Siis ei saa installi sinna programmi? Ei, sa saad küll. Sa saad kõike teha. Kui mul on reaalselt vaja, kui meetmes. Jah, aga sa saad alati teha selliselt, et see installimine võetakse sul Blobist. Sina oma MSC package'i või mis iganes asja paned Blobi. Ja sa saad, mina näiteks tegin sellise asja, et see on isegi vahvalt siin näha. Näete, ma tegin sellise asja. Siin on üks osa minu nagu sellest Azure'i rakendusest on, näete, selline fail. Mitte, et ma aru saaks, mida see teeb, aga see on hästi vajalik ja iga kord, kui minu masin deploytakse, siis käivitatakse seal siukene käsk. See command file pannakse seal käima, kuna on öeldud package'is, et kui deploytakse minu rakendust, siis tuleb see NetShelli käsk käima tõmmata. Ja see NetShelli käsk ei tee mitte midagi muud kui sealses
tulemüüris ütleb, et eho on see ping on lubatud ja selle tõttu ma saan pingida, kas server on olemas või mitte. Et ma saan pingiga vaadata, millal ta lõpuks üles tuli, sest ta hakkab mulle kindlasti vastama, kui ta üles tuli. Nii et see on, sa saad siia mida iganes panna, mis tähendab, et sinu rakenduse, tema nüüd on seal selles Bloobis, on see pakett. Kui tekitatakse uus virtuaalmasin, siis installitakse, deploytakse sinna minu rakendus ja lastakse käima see käsk. Aga see käsk ei pea olema üldse IPv või see NetShelli, mis asi see on? Advanced Firewall, add rule name ja nii edasi, vaid see võib olla palju keerulisem asi, mis võtab täpselt sealt samast Bloobist, võtab ühe installika ja installib sinna selle rakenduse ära. Sa ei pea seda ilmtingimata installima käsitsi, vaid sa paned selle rakenduse deployment paketi sisse või juurde või kõrvale või alla või peale. Mitte ei käi, jumala eest, see mõte, et ma tahan installida õhtuti rakendusi, minul on see üle läinud, mul oli ka kunagi meeldis see. Küsi veel midagi, sa ei julge enam, jah? Kas see virtuaalmasina kindlasti peab olema kindlasti Windows? Ei pea. Saab minust ka panna? Jah, ta ütleb, et iseasi on see, et kuidas sa oskad seal, talle antakse mingi võrk ja mingi asi, aga see image tõmmatakse sinna virtuaalmasinasse ja mida see seal oskab teha, see on nüüd tema asi juba. Windowsiga on lihtsam lihtsalt. Windowsiga on tükk maad lihtsam, sest et minul ei ole seda, naine ei luba peavalu tablette osta, sellepärast ma nagu nende teiste asjadega ei viitsi. Praegu on ainult Windowsi oma, jah. Praegu on ainult Windowsi oma, nii et ma kodusesse võrk, tähendab sellesse serverisse, ma vähemalt ei ole leidnud, et seal oleks kuskilt võimalik muud varianti. Nii et see on üks Windowsi MSI, mis tõmbab sinu masinas käima agendi ja selle agendi häälestamiseks ma ütlen sinna selle võtme, see võti on jube. Kui ma ütlen, et ma tahan uut võtit, see on jube, ärge vaadake, see ei jää teile niikuinii meelde. See läheb filmi ju, siis ma ei näinud. Ei, siin on näiteks, kui ma tahan SQL serverile ligipääsu kellelegi lubada, siis siin on, kui ma võtan selle, kas see oli siin, see ei ole siin. Kui ma tahan, see oli Bloobil oli see, kui ma võtan siit hosted service storage account. Kui ma tahan kellelegi näiteks ligipääsu anda sellele storage accountile, siis ma võin ütelda talle, teeme sellele. Siis ma ütlen, et temal on selline see võti. Ma lõppu ei näita teile, siis te ei saa seda niikuinii. Ja nüüd on niimoodi, et ma võtan selle notepaadi peale. Siis ma saan teile tervet seda võtit näidata. Ma muidu ei oska seda näidata. Ja see on nüüd selline loom, et no ütleme, et räppi murraridu, siis te näete, ei olegi väga hull. Et siukene. Ja selle võtme siis annan rakendusele, konfi faili ette, kui seal on API, millega siis nende suuri asjade poole pöördutakse. Nii et näiteks sellele samale rakendusele, kes mul siin seda storage'it pidi käib ronimas, sellele ma olen kuskilt sealt konfiguratsioonist selle võtme ette andnud. Kus sa seal oled? Mul appi, kui ma mäletaks. Teine notepaad läks käima. Näed, kui ma siit lisan talle konto, siis ma ütlen talle nüüd selle, mis ma tegin praegu ja siia paneksin ma selle storage account key paneksin ma siia selle koha peale, selle pika joraka. Ja siis sellisel juhul ta saab sellele, ma saan teha sellise võtme, millega saab näiteks 24 tundi ligi, siis ta automaatselt kaob ära. Näiteks ma saan teha sellise rakenduse, mis võtab privaatsest store'ist, võtab asju ja näitab inimesele pilte näiteks veebirakenduses. Aga senikaua, et talle rakendus läheb, küsib, anna mulle palun võti. Mis siis, et ma tean küll, et see mingi tunni aja pärast ära aegu. Aga anna mulle võti, siis mul selle sessiooni ajaks on mulle küllalt, et ma näiteks küsin tagant rakendusserveri käest, ole hea, too mulle sealt see võti ja ütlen oma sellele
veebirakendusele, veebirakendus saab pöörduda storage'isse ja jooksutada ja isegi ise ei pöördu, vaid annab nii-öelda sellele, iganes ajaks või mis asi see seal kliendi pool jookseb. Ütleb sellele edasi, et see saab pöörduda otse storage'isse ja natukene aega sealt filmi maha laadida. Siuksed ajutised võtmed genereeritakse nii-öelda käigu pealt, et sa ei pea nagu mõtlema selle peale, oi issand, nüüd nad vaatavad minu filmi. Vaid sa saad alati ütelda, et vaadake mu filmi, aga senikaua kuni kinopilet kehtib. Kinopilet lõpeb ära, vaatate järgmist filmi. Selline. Mulle öeldi, et ma üle 45 minuti ei tohi rääkida, nii et kui on veel mõned küsimused, siis muidu te ei jõua õlutit juua täna, mis on issandale meelepärane tegevus ju suvel. Kas sinna andmebaasile saab anda rohkem kui ühe kaupa ka need info-adressi ligipääse? Sa saad öelda vahemikku. Nägid, kui ma tegin Firevalli ja selle Firevalli manageerimiseks on ka API olemas. Ma pean juhtumisse, kui ma tegelikult ei tea kõiki aadressi, kellele ma tahan ligipääse anda. Ei, sa ei anna, selleks ongi see asi. Sa ei anna SQL serverile ligipääsu, vaid põhimõte on selles, et sa annad ligipääsu rakendusele, kes käib SQL serveris. Ära taha seda, et sa annad SQL serverile, inimesed tulevad, võtavad tabular data stream ja hakkavad sealt andmeid lugema. Ei, üks asi, mis on uus, seal on näiteks ka see, et ma saan teha report serveri. Reporting on siin täitsa kuskil olemas. Ma võin teha report serveri ja läbi selle saavad nad ligi. Sellele minu andmebaasile ma panen sinna, sest et üks Firevalli ruul on 4.0, mis tähendab, et Azure'is olevad minu rakendused pääsevad ligi. Tähendab, minu nagu see network pääseb ligi, see on see esimene ruul. Aga isegi kuskil siin see paganama reporting isegi peaks toimima. Aga ma ei näita praegu, et ta toimib, sellepärast, et sa oled sellise näoga, et sa ütlesid, et õigel ajal sa oled sellise näoga, et nüüd on läbi. Igal juhul proovige, see ei ole üldse keeruline, isegi mina, kes ma programmeerida ei oska ja arvuteid hallata ei taha. Tavaliselt lähevad mul katki käes. Ma ei suuda, kui keegi õpetab mulle, kuidas GPT ketta peale panna teist op-süsteemi, siis ma olen jõule õnnelik, õpetage mulle, mina ei oska. Igal juhul mina saan hakkama selle Azure'iga. Järelikult, kui te oskate programmeerida ja arvuteid hallata, siis te peaksite veel paremini hakkama saama. Aitäh!